Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Kagu Raadio. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Ütlen kohe hakatuseks kõik daatumid ära. Viimane juunikuu päev aastal 2025 ja see viimane päev on 30. juuni. On hommikune aeg, kell on 8. Stuudios on Heimar Lenk olulise suure loosungiga, et olukord on väga hull. Kui hull see siis tegelikult on, saame kohe kuulda. No tere hommikust Meelis ja tere hommikust head raadiokuulajad. Olukord on hull, aga enne ma täiendaksin sinu sissejuhatust, et siis 30. juuni kell on 8 hommikul tulevastele põlvedele, kes äkki selle helifaili kuskilt interneti avarustes leiavad 50 või 120 aasta pärast. Ja siis tuletame ikkagi meelde, et me oleme nüüd, ma ütleksin niimoodi, issanda aastas 2025. Vaat see kõlab hästi. Ja nüüd sa tahad, et ma hakkan rääkima, eks ju. Nüüd sa tahad, ma hakkan rääkima ja ma ütleksin niimoodi, et head kuulajad, midagi pole teha ega ei taha üle dramatiseerida, aga ma pean ütlema teile kõigile otse välja suure kurvastusega, hämminguga ja ma ütleksin isegi sellist valusat piinlikkust tundes, et me oleme nüüd kohustatud või oleme pandud fakti ette ja peame tunnistama, et me oleme Euroopa Liidus koos Bulgaariaga kukkunud kõige vaesemate riikide hulka. Kõlab ju jubedalt, eks ju, et me oleme Euroopa kõige vaesemad, kõige viletsam riik. Ja ma arvan, et see on nüüd viimaste päevade statistika, seda tuleb meil saates veel täna, tuleb veel hullemaid numbreid, aga praegu me oleme siis nende 27 või 30 kusagil nende riikide hulgas, aga ütleme Euroopa Liidu hulgas täpselt kõige madalamale kukkunud ja kõige vaesem riik. Jagame kohta Bulgaariaga ja Ungari on ka sealt taga mingite näitajate poolest. Ja ma ütleksin niimoodi, et võib-olla on see
selline, võib-olla isegi me turgutab kuidagi seda statistikat me raadiojaamadest ja eriti kusagilt ei kuule. See selline Eurostati statistika tuleb kuskil mõnes kanalis, natukese on üleval, kaob ära pärast. Kui sa kohe sellele statistikale peale ei juhtu, siis sa ei saagi teada, milline see õige seis on. Aga igal juhul nüüd nimelt Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat avaldas möödunud nädalal andmed, mis manavad Eesti majanduse käekäigus sünge pildi. See on nüüd pealkiri ühest portaalist ja nüüd laiendatakse seda pealkirja. Eesti toiduhinnad on kallimad kui Saksamaal, paljud kui toiduhinnad juba. Ja tähendab siis meie sissetulekud, Saksamaaga ei saagi üldse võrrelda ja nii et tuuakse kokkuvõtte selle statistika kohta, ütlevad majandusmehed, Eesti inimestel pole raha, et kaupu osta ja teenuseid tarbida. Ja mina omalt poolt lisaksin juurde, et Eesti inimestel napib raha, et normaalselt elada. Ja muidugi ma ei hakka nüüd siin jälle välja tooma seda Läti-Leeduga võrdluspunkte. See on juba viimasel ajal teada, et Läti ja Leedu on meist tunduvalt paremas seisus, kuigi meie tingimused on ju ühesugused, oleme ju kõik naaberriigid siin. Aga pole midagi teha. Kokkuvõttes Eesti elu on inimese jaoks liiga kallis, maksud liiga kõrged ja kuigi peaminister Kaja Kallas, tuletame meelde, kes on minu meelest praegu üsna abitult töötab oma uues ametis Euroopa Liidu välispoliitika juhina, ma teda ei kuule, ma teda ei näe, maailm, ma ei tea, möllab ja pulbitseb ja keeb Kaja Kallase häält kõrge ametnikuna, kõrge palga peal Euroopa välispoliitika juhina. Ma ei tea, ta on kusagil vahel astub välja ja kordutab oma vana seda loosungit ikka, et Venemaa tuleb ära võita ja sanktsioone tuleb tõsta. Muud pole mina tema käest kuulnud, aga ajalukku läheb ta muidugi kindlasti oma kuulsa lausega, et lugege minu huultelt, maksud ei tõuse. Meenutame korraks seda Kaja Kallast ja kuulame, kuidas ta suurelt hüüdis enne Euroopasse minekut, siis tal oli hea tuju, tal oli juba Ursula von Leyeni juures juba tehtud koht valmis, kõrgepalgaline koht, siis ta hea tujuliselt läks siit minema, jättis Eesti maha ja hüüdis meile kõigile, et lugege minu huultelt, makse meie ei tõsta, me oleme ausad reformi erakondlased. Kuulame, maksud ei tõuse. Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Maksud ei tõuse. Punkt. Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Maksud ei tõuse. Punkt. Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Niimoodi siis, naiste kohta kires ei saa öelda Riigikogu kõnepuldis Kaja Kallas enesekindlalt. Nüüd me teame, et kõik on tagurpidi, kõik maksud on tõusnud ja siin on näiteks selle Eesti statistika kohta on ka need kommentaatorid sõna võtnud internetis. Üks arvaja saatis terve nimekirja. Ma loen siis ette, see polegi täis nimekiri veel. Käibemaksu tõus 24% tasemele. Inimeste tulumaksu tõus 24% tasemele. Juriidilise isiku tulumaksu tõus 24% tasemele. Ettevõtluskonto maksu tõus 2% võrra suuremaks. Erisoodustusmaksu tõus 2%. Maamaksu tõus kuni 50%. Bensiiniaktsiisi tõus 25 aastal tähendab 1. juuli, see on homsest, eks ju. Diisliaktsiisi tõus, elektriaktsiisi tõus, gaasiaktsiisi tõus, bensiiniaktsiisi tõus veel kord, jah. Ja siis, diisli ma juba nimetasin, ladestamistasu tõus, see on see prügivedamine, see läheb mitu korda kallimaks ka Põlvas siin. Ja siis vee erikasutustasu tõus, kaevandustasude tõus, alkoholi aktsiisi tõus ja ma võin neid veel lugeda terve rida ja siis kirjutavad need kommentaatorid, näiteks ma loen ette ühe
ühe ainsa lause siin või ühe kommentaatori: praeguse valitsusega saavad asjad ainult hullemaks minna, sest riigi juhtimisega nad hakkama ei saa. Kuid ei tasu loota, et see seltskond ise tagasi astuks ikka edasi kuristiku poole. Need närilised sealt Toompeal on ennast küünte ja hammastega nii kõvasti riigi piruka külge klammerdunud, et ise ei astu nad kunagi sammugi tagasi, kui jõuga neist sellest pirukast eemale ei kista. Enne astub Pohlak tagasi, kui reform võimust lahti laseb. Sellised arvamused on, ja nüüd ma tulen veel ühe statistika juurde, hea kuulaja. See on vapustav statistika. Eile õhtul riputati see üles. Minu õde Marika Tuus-Laul helistas mulle, et kuule, vaata, sul on homme saade, et loe see statistika läbi, et eks ta kaob sealt internetis kohe minema. Nii ka oli. Ja siis Euronews uudisteportaal avaldas nüüd majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni, see on see OSCD andmetel põhineva analüüsi, mis tuli siis eile õhtul korraks Delfisse ja reastas 30 Euroopa riigi pensionäride vaesusriski alusel, tegi sellise tabeli. Ja nüüd see tabel on mul siin käes, ma näitan Meelisele ka siin üle laua. Vaat selline tabel on, ta on pikk siin all ja siin on Eesti oma vaesusega. Siin on Eesti oma vaesusega 37% meie pensionäridest on vaesed inimesed. Samal ajal kui Islandil on ainult 3% need vaesed inimesi. Meil on 37%. Ja meist on kõik teised on meist paremad. Me oleme ühe sõnaga kõige vaesemate pensionäridega riik Euroopa Liidus jälle. Me oleme üldse kõige vaesemad, viletsamad ja oleme ka siis vanainimestega, oma vanainimeste ülalpidamisega täiesti auku kukkunud ja piinlik ja häbi. Ja siin öeldakse, öeldakse ka selles aruandes, kirjutatakse otse välja, et Eestis on kõige madalamad, viletsamad pensionid ja nad on lubamatult madalad. Nad on liiga madalad, ütleb OECD, et vanainimene niimoodi elada saaks. Ja siin ma nüüd räägin need numbreid korraks lahti natuke. See tähendab seda, et 37,4% siinsetest vanainimestest üle 65 aastastes elab suhtelises vaesuses. Ja see tähendab, et enam kui kolmandiku eakate sissetulek moodustas vähem, kuulake nüüd, kui 50% ehk poole Eesti leibkondade mediaansissetulekust. Mediaansissetulekust, mitte sellest brutopalgast, eks ju, mis on suurem. Ja nüüd ma vaatasin järele. Mediaan tähendab eelmisel aastal oli meie mediaan sissetulek, brutosissetulek, ma kohe jutustan lahti selle, oli meil 1699 eurot, aga meie brutopalk, keskmine palk oli, meil on, öeldakse praegu statistikas, et on üle 2000 euro 2024, aga see number, ma vaatasin järele, oli eelmise aasta 4. kvartali number. See tähendab 4. kvartal, kui maksti preemiaid, paljud ettevõtted maksid välja juba palkasid enne uut aastat või preemiaid, kuna järgmisel aastal maksud kõik tõusid. Nii et see oli väga suure sissetulekuga kuu inimestele suhteliselt ja see oli siis 2024 ja see number käib nüüd meil statistikas. Tegelikult eelmise aasta Eesti keskmine brutopalk oli 1981 eurot. Ja nüüd sellest edasi kuulake, mis oli ka mulle nüüd uudiseks, siis Statistikaamet nimetab brutosissetuleku mediaaniks, mitte mediaanpalgaks veel, brutosissetuleku mediaan, see tähendab, et siis nullist ühel pool ja teisel pool saavad siis vasakul ühtemoodi saavad palka ja paremal saavad siis pensioni ühtemoodi. Ja see number on siis 1699, aga siit tulevad maha võtta maksud. Ja siin me saame kuskil siin 1300 eurot seda mediaan sissetulekut ja selles poole siis vaevalt saavad pensionärid. Nii et me oleme viletsuse hunnikus elame, ma tahaksin öelda. Ja kuna me teeme saade Põlvamaalt, siis Põlvamaa
brutomediaan oli 1339 eurot, millest tuleks maksud maha võtta. Nii et vaevalt üle 1000 euro on Põlvamaa, ütleme, keskmise inimese siis mediaantasu. No piinlik, midagi pole teha. Ja siis on niimoodi ju lugu, et küsime nüüd, et miks oleme siis niimoodi siia jõudnud, no eks ikka kõik on selles, kuidas meid juhitakse, kuidas nad ütlevad, eks ju, hakkab kõigepealt kala seal, eks ju, hapuks minema, pahaks minema, siis läheb valitsus järele. Ja no, eks siis seda kõike meeleolu, mis ma praegu rääkisin, seda kohutavat meeleolu, mis peaks olema majanduse inimestel, kes seda kõike jälgivad ja ausalt jälgivad, no lahutame meelt ja vaatame, et on sündinud ka terve rida laulusid meil juba majandusolukorra kohta. Ja mina valisin välja Nipsu mees ja laulu pealkiri on ka Lugege mu huultelt. No teeme natuke tuju paremaks, hea laul tuleb nüüd. Minister ütle, lugege mu huultelt, maksud ei tõuse, seda usu sa. Huultelt me lugesime, pettumuse saime, rahakotist vastu vaatavad pääministri lubadused. Iga päev uus uudis lööd maksi ja maksud sinna, lubadused tuulde läinud, uued maksud tere tulnud. Huultelt me lugesime, narda nüüd me saame, lubaduste paradiis lennanud 10 miljoni tuule poole. Pea nüüd meeles kõike saab, keda usaldada saab. Poliitiku lubadused tuulde lendavad. Huultelt me lugesime, narda nüüd me saame, lubaduste paradiis lennanud 10 miljoni tuule poole. Las nad räägivad, mis räägivad, järgmised valimised tulevad. Mäleta veel seda hetke, kui suust löödi mättasse. Nüüd me targemalt ja teame selgelt seda. Ära usu juttu sa, vaata mis on tehtud ka. Huultelt me lugesime, narda nüüd me saame. Lubaduste paradiis lennanud 10 miljoni tuule poole. Eestlane ei alistu, naerab kõige selle üle. Pea meeles nüüd hästi, keda uskuda sa võid. Ma tulen korraks tagasi selle pärast seda toredat laulu, tulen tagasi korraks selle pensionäride analüüsi kohta, mis ma ette lugesin ja läkski nii, nagu me eile õhtul oma õe Marika ja abikaasa Hellega arutasime, et küll see uudis, mis on niivõrd vapustav ja niivõrd selline Eestit halvas nii-öelda valguses iseloomustav, küll ta ära kaob ja kujutage ette see sama uudis, mis eile kell 6 tuli Delfisse, et me oleme Euroopa Liidu kõige vaesemad ja siis oleme kõige väiksema pensioniga ja vanainimesed on kõik vaesusriskis. See tuli kella 6 paiku Delfisse ja täna hommikul ma käisin Delfi läbi ja mina seda enam
seda uudist enam ei näinud, ta oli ära koristatud, ainuke asi, kui lööd kuulkillega sisse, siis leiad mõne vana uudise. Et vaat niimoodi käitutakse siis meie ajakirjanduses, korraks käis ära, on hea öelda, näete, me rääkisime sellest, kes ütles, et me ei rääkinud. Ja ongi kõik, ja rohkem sa seda statistikat ei leia, kui mina poleks praegu siin seda rääkinud ja eile õhtul mu õde poleks seda meelde tuletanud. Ja nüüd tuleb üks tõsine küsimus, Meelis, ma ei tea, kas oskad kaasa mõelda, ütle mulle palun. Me oleme Euroopa Liidu viimased, nüüd majanduses, mitmel alal, me juba ütlesime, milles, ühesõnaga kõige viletsamad praegu oma majandusega, viimased. Aga Nõukogude Liidus olime me esimesed, üle küla poisid, mida kogu Nõukogude Liidus räägiti, kõige viletsamad põllulapid on teil, kõige paremad saagid. Kõige paremad põssad on teil seal laudas ja me olime kõik kindlustatud ja kolhoosid õitsesid ja see tolle aja kohta ka majandus Nõukogude Liidu mastaabis oli õitses. Et mis on meiega juhtunud või mis on meie ümber juhtunud, et Euroopa Liidu viimased olid enne NSV Liidu esimesed ja nüüd oleme viimased. Oled sa mõelnud? Ma ei ole selle peale mõelnud, sellepärast keegi pole mu käest varem küsinud, aga kui sa nüüd praegu küsid, siis võib-olla sõltub sellest, millises liidus me oleme. Et kust poolt vaadata, et Nõukogude Liidus me olime üks läänepoolsemaid, nüüd me oleme lihtsalt selles praeguses liidus üks endise idabloki vaestest maadest, kelle kohta Hispaanias, Itaalias, sellistes suuremates riikides ei osata üldse mitte midagi arvata, ei teagi, kus ta asub, arvatakse, et me oleme Rumeenia naabrid näiteks. Ja see on tore põhjendus sul muidugi, et me oleme need idatsoonid, mida me ei taha kuidagi tunnistada, aga kuhu on kadunud siis meie eestlaste töökus ja talupoja mõistus ja eestlaste, nad rabasid juba keskajal niimoodi ikkagi ainult päikesetõusud, päikeseloojanguni ja nii palju kui mulle tundub, et see ikkagi vara muretsed, see vist ei kuula, mis meie president räägib 23. juunil, ta ju Pärnus võiduparaadi kõnes ütles, et Eesti on üks kõige eesrindlikumaid sõjatööstuse maid, et me toodame nüüd lähitulevikus nii metsikult relvi, et jätkub endale vaenlase sandistamiseks nende kodutanumal ja jätkub teistelegi müüa, nii et majandus on tõusuteel. Tähendab, esiteks sõjatööstus pole midagi tootnud. Teiseks läksid sinna riigiametnikud koos oma infoga, meie vägede juhataja ja Kaitseministeeriumi kantsler Salm, Kusti Salm ja kõik läksid sinna kõrget äri ajama, siiamaani pole ühtegi trooni, pole mitte midagi välja tulnud ja peale selle ma ei saa kuidagi enam presidenti uskuda pärast seda, kui ta ütles, et me surume Venemaa põlvili. Tähendab, kui Euroopa Liit ja 50 maailma riiki, kes varustavad praegu Ukrainat, ei ole suutnud Venemaad põlvili suruda, siis nüüd Karis, meie tubli president, surub põlvili. Ja nüüd siin reede või neljapäeval oli Postimees üle 2 lehe artikkel, selle sama sõjatööstuse üks spetsialist ütles, jah, me peame ikka ennetava rünnaku Venemaale tegema ja teda Pihkva oblastis ära võitma. See oli see Oidsalu. Aga ma ütlen, et presidendi sõnum oli umbes sama, et me oleme võimelised sandistama vaenlase juba nende territooriumil. No aga kas me saame nende meeste sõnu uskuda? See pole ju loogiline. See pole ju loogiline, et me surume Venemaa põlvili. Loogiline muidugi ei ole, aga lihtsalt ma ise ka imestan, et milleks sellised jutud siis, et kas Karis pole teadlik valitsevast olukorrast või sina seda kommenteerid siis? Ma arvan, et nad ei ole siirad. Nad ei ole siirad. Nad räägivad seda, mis natuke see peaks rahvale meeldima ja siin me hirmutame ja läheme sõtta ja siis on hea öelda, et tuleb rahadel kõik ära võtta. Ja nüüd me oleme siis vist praegu Euroopa Liidu ainukene riik, kes on siis üle 5% juba vist, kas Poola ka või ma ei tea, või Poola on veel alla. Ainukene see kõige väiksem riik, kelle 5% tegelikult mitte midagi ei tähenda. Selle eest, nagu siin keegi ütles, sai 2 päeva raketid osta, aga ülejäänud 3 aastat võid ilma raketide reha ja kirvega minna sinna võita. Minu meelest Hispaania ei tahagi seda 5% kunagi endale lubada, nad taotlevad või on saanud eristaatuse vist või? Eristaatus neile ei antud, Trump sai vihaseks, aga
Hispaania ütles väga hästi, et me saame ka 2% sama tulemuse teha kui teie 5%. Ja võib-olla tal on õigus, kui väga kokkuhoidlikult ja väga mõeldalt teha, eks ju, siis me saame seda saavutada. Ma ei oska öelda. Aga igal juhul on siin veel arutatud siin viimaste päevade lehtedes, et mis on meie perspektiiv. Ja perspektiivi Meelis ei ole. Head raadiokuulajad, perspektiivi kahjuks ei ole. Meie juhtivad majandusmehed ei leia seda perspektiivi. Ja näiteks on toodud, Eesti keskmine inimene teenib täna, siin on see 2000 eurot brutopalka. Las ta olla 2000 eurot, on 1981, eks ju, ja küll. Ja sellest jääb talle kätte umbes 1500 eurot, on öeldud. Ja nüüd siin siis statistikamehed ütlevad, et nüüd see noor inimene hakkab siis võib-olla raha säästma. Ja kui 25-aastane noor, ma tsiteerin, 25-aastane noor, kes säästab ja investeerib oma palgas 20%, näiteks kuhugi indeksi fondidesse, siis ta jõuab hea elu või finantsvabaduseni, et enam-vähem ennast inimesena tunda. Kui vana ta peaks olema siis, mis sa arvad? Ei tea, mingi 100-aastane vast. Ei ole. 68 või 62-aastane. Kui ta saab 62-aastase, siis saad ennast natukese vabamalt tunda. Sa oled nii palju kokku hoidnud, sul on võib-olla vanad mantlid ja ma ei tea, auto veel sõidab ja nii edasi. Et see on vapustav. Ja Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp tõi välja siin, nüüd ma tsiteerin teda, kõige kehvem hinnang on antud Eesti majanduse üldseisule. Me oleme maailma mastaabis, kui on võetud 69 arenenumat riiki. Me oleme seal 69 seas 57. kohal ja meist tahapoole jäävad Puerto Rico ja Botswana. Need on Raudsepa sõnad. See on maailma mastaabis, see pole nüüd Euroliit. Ja siis ma tsiteerin veel Peeter Raudsepa, ta püüab nagu aus olla, aga ta ka ei julge enam väga palju rääkida. Juba teda seal lähvardid ei lahti lasta. Ja ma tsiteerin, ta ütleb niimoodi, meil ei paista, et valitsus ise ka majanduskasvu usuks. Kui usuks, käitudaks teistiti. Ja Raudsepp ütleb, ma tunnen väga suurt muret meie inimestega toimetuleku pärast. Sellepärast, et praegu oleme alles poolel teel maksutõusude suunas. Seega meie probleemid üha suurenevad. Ja siis on niimoodi, Heido Vitsur eile võttis sõna, tema tuli kuskil kella 4 paiku, ikka varem vist, 2-3 paiku sinna Delfisse, väga põnev artikkel, väga palju kommentaare. Täna hommikul lähen otsima ja leian ta seal all kusagil, pärast seda, kui Malluka pulmad ja kõik on ära räägitud, ja siis tuleb üks tõsine majandusmehe artikkel. Ja majandusmees siis Heido Vitsur ütleb niimoodi, ma tsiteerin, head kuulajad, pange tähele, eduka Eesti ehitajad on meil asendunud laristajatega. Paneb mõtlema sellele, miks on ikkagi nii läinud, et varem teistele eeskujuks toodud Eestist on saanud riik, et jäime esimest korda ajaloos maha nii Lätist kui Leedust, rääkimata teistest Euroopa riikidest, kuulume Euroopa Liidu viletsamate riikide hulka ja oleme seisakus, kus välja tulemiseks teed leidmata pole lootuski edu oodata. Need on Vitsuri sõnad, edu pole oodatagi. Et ühe sõnaga mehed on väga tõsises analüüsis jõudnud järeldusele, et kui midagi väga nüüd ei tehta mingisuguse väga tõsiseid samme ühele või teisele poole, mitte midagi juhtuks. Ja nüüd on üks huvitav asi, meil on ju IRL või Isamaa on praegu ju, Isamaa liit on kõva reitinguga, Reinsalu juhib teda ja nemad 11 aastat tagasi, ma leidsin arhiivist, 11 aastat tagasi enne eurovalimisi oli ka majandusseis meil ikka vilest, millal ta väga hea on olnud, ja nemad leidsid tead mis põhjuse, miks Eestis on majandus nii vilets. Sa ära muidugi arva ja mina poleks ka ära arvanud. Et rumalad juhid ja nii edasi. Ei, nemad ütlesid, korruptsioon on süüdi. Ja kuulame 11 aastat tagasi tehtud valimisreklaam. Ja seal siis on niimoodi, et see reklaam räägib meile sellest, et korruptsioon või võimu kuritarvitamine, eks ju on see meil, nagu me teame, definitsioon. Ja sellega on siis Eesti majandus ära lõhutud ja käib üks kõva altkäemaksu andmine ja nii edasi, nii edasi. Kuulame nüüd IRL-i korruptsioon ja see on siis nüüd IRL-i eurovalimiste
valimisreklaam, kus esinevad akadeemik Ene Ergma, siis ta oli Riigikogu juht, ja Marko Mihkelson, no tema on välispoliitika juht olnud siin kogu aeg väliskomisjonis. Kuulame, mida nad 11 aastat tagasi ütlesid. Kuidas saaksime Eesti inimeste elatustaset tõsta? Oluline on muuta Euroopat tõeliselt innovaatiliseks ühenduseks ja vähendada korruptsiooni. Ukraina sündmuste põhiline põhjus oli riigis vohav korruptsioon. Ka Euroopas, Hispaaniast Kreekani, on korruptsioon kui must auk, kuhu kaovad miljardid eurod. IRL on Eestis see jõud, kes võitleb korruptsiooni vastu. Me viime selle võitlusega Euroopa Parlamenti. Seisame läbipaistvuse, tasakaalus eelarve ja rangete korruptsioonivastaste reeglite eest nii Eestis kui Euroopas. Et Eesti inimeste elatustase paraneks, peame korruptsioonist lahti saama. See pole raketiteadus. IRL. Vähem korruptsiooni, kõrgem elatustase. Vaata, sellised lubadused on meil ajab naerma muidugi kõik see. Ja siis korruptsioon on põhjus, no mina ütleksin niimoodi, et Eestis on korruptsioon üsna kõrgel tasemel, kuigi mul pole numbreid tuua, sest neid välja ei tooda, aga alates omavalitsustest ja lõpetades ikkagi riigifirmade soosimiseni välja, korruptsioon meil vohab, aga ta on väga hästi looritatud ilusate siltide taga ja kuna Eesti ajakirjandus neid teemasid käsitlema ei hakka ja ei julge ja ei ole ka võib-olla lubatud, siis me sellest teada ei saa. Nii et see reklaam oli tegelikult päris eluline omal ajal ja ma arvan, et on sama aktuaalne ka praegu. Aga nüüd ma küsin siis niimoodi, ma ikkagi tahan Meelisega rääkida, et ta kaasa mõtleks meie saates. Mis sa arvad siis, mis on praegusel hetkel nüüd tarkade interneti kommentaatorite arvates meie allakäigu peamiseks põhjuseks, mis tuleks kohe ümber muuta ja siis hakkab elu paremaks minema? No esiteks, mis sa arvad, et interneti kommentaatorid maru targad on? Mina kohtan suhteliselt harva seal tarku kommentaatoreid, aga ju see vast valimissüsteem ikka on, mis ikka muu olla saab. Jah, sul on jumala õigus. No kui targad need on ka väga, väga tarku inimesi, kes sõna võtavad ja tõepoolest, siin ma loengi nüüd ette 2 kommentaari. Esimene kommentaar. Ja muide, sa panid 10 sõnasid praegu. Valimissüsteem. Esimene kommentaar. Eesti allakäigu põhjuseks, probleemiks number 1 on e-valimised. Aga e-valimised ongi korruptsioon. Ja sellest tuleneb ka kõik muu toredus, mille on valitsevad ringkonnad endale võtnud, kirjutab siis see kommentaator ja ütleb, et kogu valimissüsteem tuleks kohe ümber teha praegu valitseva kliki toetus. Muide, pane tähele, meil on tulnud uus sõna, õigemini vana sõna taas kasutusse, klikk. Kui ma mäletan, ema-isa rääkisid mul, kui nad elasid ja vanaema ja vanaisa, et Eesti ajal oli ju klikivalitsus. Rahvas nimetas seda kliki või klikke valitsuseks ka saksapäraselt. Siis praegu on uuesti tulnud see sõna kasutusele. Valitsev klikk Toompeal. Ja siin ütleb kommentaator, valitseva kliki toetus Toompeal on vaevalt 15%, aga valimised võidetakse jälle ära. See ongi ametivõimu kuritarvitamine ehk korruptsioon. Valimiste võltsimine tuuakse välja karistusseadustiku paragrahv 163 alusel on siis, annab sulle 3-aastase vangla karistuse, ma tsiteerin seda punkti, valimis- või hääletamisdokumendi rikkumise, hävitamise, kõrvaldamise, võltsimise või häälte ebaõige lugemise eest karistatakse rahalise karistuse või siis 3-aastase vangistusega. Ja nüüd ma tulen selle teema juurde, miks me sellest räägime, on ju see OSCE ja nüüd on kriips vahel ODIHR, selline komisjon on olemas, kes uurib siis valimiste õigsust Euroopa Liidus. Ja nagu me juba teame, selle ODIHR-i raport põrmustas meie e-valimised. See on nüüd põhiliselt üleval ainult EKRE lehekülgedel seal uued uudised ja
ja need EKRE dokumendid, kus ripuvad üleval ja meie peavoolumeedia mainib seda vaid mööda minnes, võttis sõna korraks Postimees, aga väga põgusalt. Ja meil on siis niimoodi välja kujunenud olukord, et siis ainult opositsioon sellest räägib, et e-valimised ei kõlba kuhugi ja meil on siis e-valimiste kohta nagu ütleb EKRE praegu, üha rohkem valet. Vale on meil ümberringi igal pool, nagu me teame. Ja nüüd siis tuli välja konkreetselt üks asi jällegi Arne Koitmäe, tema on meil valimisteenistuse juht. Tema peab vastutama kõige selle asja eest, aga ta ei vastuta, paistab. Ja tema siis selgitas siin ühel koosolekul mõni päev tagasi, et e-valimisi jälgisid ranged audiitorid meil. Ja siis need e-valimiste eksperdid, kes olid koosolekul, ütlesid, et kas on siis näha kuskil, on mõni dokument, et audiitorid kohal käisid, pabereid nagu ei ole. Ja siis oli Arne Koitmäe ütles, et meil on videosalvestus sellest, kuidas moodi audiitorid kontrollisid e-valimisi. Ja siis taheti näha seda ja Koitmäe hakkas siis otsima, ütles, oi, kahjuks on videosalvestus maha kustutatud. Vaat selline mäng käib. Kuulame nüüd saatelõiku EKRE 22. juuni raadiosaatest Räägime asjast. Seal räägitakse väga huvitavaid teemasid alati ja seal siis seda sama võltsimise teemat käsitlesid veel kord Riigikogu liikmed Varro Vooglaid, Martin ja Mart Helme. Kuulame siis, mida EKRE ütleb e-valimiste kohta täiendavat infot. Ja ma ütlesin, et see on fakt ju, et 2023. aasta Riigikogu valimistel oli süsteemis selline auk sees, et selles faasis, kus anonüümiseeriti e-hääled ja praagiti välja häälte seas siis need, mis olid tühistatud hilisema e-hääletamise ja paberhääletamisega, oli võimalik sedelit välja vahetada. Ulatuslikult välja vahetada, täiesti uute varem valmis võltsitud sedelite vastu. Keegi vaidlegi selle vastu, et see tõesti nii oli. OSCE on kinnitanud, et see nii oli ja Kristjan Tüüna magistritöös on see ka esile toodud, nagu Ago Samoson on seda vahendanud. Ei, ka valimisteenistus ise kinnitas, et jah, see võimalus oli. See oli, selle üle vaidlus puudub, eks ole. Ja ma tulen selle esmaspäevase istungi juurde, et me jõudsime eelmisel istungil nii kaugele, et ma küsisin, et kas on mingisugusedki tõendid selle kohta, et Koitmäe enda väide, et audiitor viis siiski läbi pistelisi kontrolle, olgugi et tal tervikkontrolliks mitte mingid vahendeid ei olnud eraldatud ega mingit tervikkontrolli ka selle tõttu ei toimunud, siis Koitmäe ütles, et ega mingid tõendid enam ei ole. Et oli võimalik tulla ise vaatlema, kui ta seda ei teinud, et nad sama viga enam. Selle peale Märt Peder ütles, aga mina olin vaatlejana kohal ja ma ei näinud, et audiitor oleks sellised pistelisi kontrolli läbi viinud. Selle peale Koitmäe ütles, ega ei saanudki näha, sellepärast, et seal tegelikult rikuti hääle salajasust, avati anonüümiseerimata hääled ja võrreldati neid anonüümiseeritud häältega ja seda ei saa ju vaatlejatel näidatud, sest muidu nad näeksid, kuidas keegi hääletas. Mis tegelikult on iseenesest skandaal, sest et hääle salajasust ei tohiks ka audiitori puhul rikkuda, eks. Aga selle peale sellegi Märt Peder vaatlejana, aga ma ei näinud, et audiitor oleks viinud läbi ka mingisugused toiminguid, mis olid vaatlejate eest varjatud. Nii et üks Koitmäe väide teise järel on vaatlejate poolt ümber lükatud ja kokkuvõttes nähtub, et mitte mingisuguseid pistelisi kontrolli tegelikult läbi ei viidud. Tekib küsimus, miks Koitmäe räägib nendest pistelistest kontrollidest? Miks ta räägib nendest, kui neid tegelikult ei toimunud? Ma lõpetan oma mõtte korra, ma tahtsin juurde selle põhipunktini, siis esmaspäevasel istungil, siis ma küsisin selle kohta, et aga vaatlejate sõnul lubasite te nendele, et 23. aasta Riigikogu valimiste järgselt nad saavad enda kasutusse videosalvestuse kõigest, mida audiitor tegi. Ja nüüd nendelt videodelt oleks ju võimalik näha, et kas teie väide siis selle kohta, et need pistelisi kontrolli üldse teostati või teostatud vastab tõele või vasta. Ja küsisin, kas need videod on olemas ja kas me saame nendega tutvuda. Ja selle peale Koitmäe ütles, et ei, et need videod on kustutatud. Ja nüüd viimane asi, mis ma ütlen inimestele, mõelge selle peale. Miks on need videod kustutatud? 2023. aasta valimiste videod kustutatud, kui 2019. aasta valimiste samalaadsed videod on siiamaani olemas ja avalikult kättesaadavad YouTube'ist. Miks pidi 23. aasta videod ära kustutama? Ja vot see on küsimus, millele ma ei ole siiani vastust saanud. No järelikult on vaja midagi metsida ja... No vot, siin on väga sünge pilt. Ja ma ütlen ka, et see hääle salajasus, et me ei saanud vaatlejatel lasta vaadata, kuidas me võtsime e-hääled urnist välja ja lugesime nii-öelda üle, sest et seal selles faasis on veel iga inimese hääl seostatav isikuga. Ehk see, kuidas hääletas Varro Vooglaid või kuidas hääletas
hääletas Martin Helme, meie kumbki ei hääletanud e-häälega, vaid hääletasime paberiga, suvaline, tädi Maali hääletas e-häälega, siis tädi Maali nimi, isikukood ja hääl on kokkupandav. Selles faasis ehk siis hääle salajasust ühelgi e-häälel ei ole. See on fakt. Avalik arutelu Eesti moodi tähendab ajupesu. See, et kõik peavoolukanalid saavad oma Stratkomi jutupunktid ja need nad on nüüd saanud ja siin on väga tähelepanuväärne ju see, et me tegelikult tegime ju pressikonverentsi. Kolmapäeva hommikul, teisipäeva õhtupäeva peale lõunat tuli meil raport. Me kolmapäeva hommikul tahtsime kohe ajakirjanikele seda tutvustada. Arvo Aller kui selle kogu initsiatiivi keskne figuur kutsus kokku pressikonverentsi Riigikokku ja mitte ühegi peavoolu väljaande, mitte ühtegi ajakirjanikku kohale ei ilmunud. Mitte ühtegi ajakirjanikku. Nii tähtsusetu küsimus, nii tähtsusetu raport, nii ebaoluline probleem, kas meie valimised on legitiimsed või mitte. Nii ebaoluline probleem, kas e-valimised on usaldusväärsed või mitte. Mitte ükski ajakirjanik ei Postimehest, ERR-ist, Õhtulehest, Delfist, Päevalehest, Maalehest, võime lugeda neid siin, neid peavoolu veelandeid äripäevadest, mitte ükski ajakirjanik. Et selline seis on, see on kohutav seis, esiteks ikkagi, kuidas saab olla, et ametlikud riiklikud videod, mis peavad olema, ma ei tea, seifis, lihtsalt kaovad, maha kustutatakse. Ja siin tuleb see sama küsimus jälle, miks e-valimiste CD-plaadid, kus on kõik andmed peal, pärast kaamera ees Eesti Televisioonis näidatakse, pärast valimisi paar nädalat hiljem puuritakse katki või murtakse katki ja hävitatakse. Need ei võta mingit ruumi, võib-olla 10 sentimeetrit võtavad nad ruumi riiuli peal, võiks seista sajandeid. Ei. Ja siit tuleb mulle nüüd üleskutse, varsti valimised tulevad, kallis rahvas. Me saame ka ise nüüd kaasa aidata e-valimiste mõju vähendamisele ja väga lihtsa vahendiga. Läheme seekord sügisel oktoobrikuus kõik valima vaid valimispäeval, isegi mitte eelvalimiste ajal. Ka neid sedeleid saab vahetada. Läheme valimiste päeval ja laseme pabersedeli kasti. Siis on selle võltsimise võimalus minimaalne. Püüame seda seekord teha, et minna valima. Teeme sellest sündmuse, paneme ilusasti riidesse ennast ja läheme tähistame valimisi ja käime valimisjaoskonnas täpselt valimiste päeval. Ja tore, et seda teemat hoiab üleval ka Keskerakond. Ma meenutan nüüd natuke lähiminevikku Savisaare aegadest peale. Käisid ju ka, Savisaar samamoodi võitles, nagu praegu Helmed võitlevad e-valimiste vastu ja tahaks neid tühistada või siis ümber teha vähemalt õiglasemaks. Ja Savisaarel käisid USA teadlased Eestis, töötasid nädalate viisi, tegid siin ülevaateid, jõudsid järeldusele, et e-valimised ei sobi meie praegusesse süsteemi. Neid ei tohiks korraldada. Ilmusid mitu raamatut, mul on praegu nad riiuli peal, 2 paksu raamatut. Üks oli vist varastatud sedelid või kuidas ta pealkiri oli. Kuulsad USA teadlased muide. Ja siis, kui tuli pressikonverents, kus olid USA teadlased kohal, suured rahvusvahelised asjatundjad ja korraldas pressikonverentsi siis Savisaare seltskond, siis mitte ühte Eesti ajakirjandusväljaannet ei tulnud sellele konverentsile, ei tulnud teaduslikule konverentsile, mis oli järgmisel päeval. Kogu ajakirjandus blokeeris seda Keskerakonna uurimusi ja mul on meeles ainult Tallinna Televisioon, Pealinn, Kesknädal ja Stalitsa kirjutasid, kuidas USA need uurimised siin käisid. Muide, õnneks on YouTube'is praegu üleval veel mõned videod nende Ameerika teadlaste töö kohta. Nii et see on vapustav, kuidas eiratakse, kuidas blokeeritakse informatsiooni meil praegu Eestis. Ja ka praegu on niimoodi, et Keskerakond saab seda teemat käsitleda vaid oma enda poolt kinni makstud raadiosaadetes, näiteks Raadio 7, saade Keskhommik. Kuulame, Keskerakonna peasekretär Anneli Ott võttis sõna ja kinnitas omalt poolt ka, kui räige oli või on see OSCE ODHRI komisjoni raport ja imestab, kuidas peavool vähendab selle raporti tähtsust. Kuulame, mida ütles meile Anneli Ott e-valimiste kohta.
Ja minu jaoks see OECD raport on praegu väga märgiline sellepärast, et ma kohe huviga vaatan, kuidas nüüd need ütleme, e-valimisi kogu aeg toetanud tänane koalitsioon kindlasti, aga siin on veel neid. Need poliitikud hakkavad nüüd ümber rääkima seda raportit, sest et alati on naeruvääristatud neid, kes siiamaani on öelnud, et e-valimistega on probleem. Täna me näeme, see raport ütleb, et põhimõtteliselt kõigis peatükkides on probleem. Turvalisusega, põhiseadusega vastavuses, kontrolliga, salajasusega, kõikides peatükkides on probleem. Ja seda on aastaid räägitud, üle 20 aasta. Ja nüüd ma soovitan ka kõikidel vaatajatel, kuulajatel kindlasti neid Anastasia korruptsioonivastase komisjoni istungeid kuulata, sest seal on näha, et ühelt poolt selline koalitsioonipoolne naeruvääristamine, teema pisendamine, eks ju, ja teiselt poolt siis see, et kui valimisteenistuse juht härra Koitmaa peab vastama mingitele konkreetsetele küsimustele, nagu Anastasia siis see on nüüd lihtsalt üks soperdamine. Seda on nagu piinlik kuulata. Kõige olulisem protsess, mis üldse ühes demokraatlikus riigis on valimised ja me pisendame seda probleemi, me naeruvääristame seda probleemi. See näitab tegelikult esiteks lugupidamist oma riigi suhtes, lugupidamist oma riigi inimeste, rahva suhtes ja ka lugupidamist nende suhtes, kes toovad välja probleeme. Et me ei tegele nendega, vaid me naeruvääristame neid, me ütleme, et ei tea, te olete rumalad. Täna on meil välisvaatlejate poolt väga detailne raport, seda nüüd kõik hakkavad analüüsima ja ma arvan, et see saab olema väga huvitav, sest et KOV-valimised on kohe tulemas. Ja mis ma tahan veel öelda, need M-valimised on kuidagi nüüd toodud päevakorda, kõik sellest räägivad, kõik midagi arvavad. See ei ole mitte midagi uut. See on e-valimised veel hullemas nii-öelda kastmes, eks ju. Et see läheb veel hullemaks, see ei lähe paremaks. Et me räägime millestki, me ehitame millegi peale midagi, mis on juba logiseb. Ei saa minna paremaks, läheb ainult hullemaks. Aga me saame sellelt logisevalt nii-öelda taburetilt selle tähelepanu ära võtta. Räägime kõik tohutult e-valimistest ja Anastasia on selles mõttes teinud ju super töö. Et pärast seda, kui seal või see teema seal korruptsioonivastases komisjonis ära oli see koosolek, siis tegelikult valimiskomisjon, ma arvan, et päris tõenäoline on see, et nad ei julgenud e-valimisi hakata rakendama. Või M-valimisi, jah. Et need küsimused, mis seal tõstatati, need probleemid, mis seal tõstatati, ja iga inimene sai aru, et vastuseid ei ole. Nii et ma ütlen, et siin tuleb praegu väga tõsiselt selle teemaga edasi tegeleda ja kindlasti Keskerakond on ka see erakond, kes seisab selle eest, et siin selgus majja saaks ja kui on vaja, siis tuleb ka need valimised lõpetada ilmselgelt. No tore, et nii EKRE kui Keskerakond koos selle teemaga tegelevad. Huvitav on juurde märkida siia, et kui veel eelmisel kuul oli peaministri kandidaadid, küsimuste järgi rahva küsitlus tehti, et kes on populaarsemad peaministri kandidaadid, siis olid nendeks Reinsalu ja Mihhail Kõlvart, mõlemad 18%. Nüüd, eelmisel nädalal oli sama näiduga ainuliider Kõlvart, ta sai 18% toetushääli, Reinsalu kukkus 15 peale ja ta on võrdne Kristen Michali populaarsusega. Nii et uus peaministri kandidaat Mihhail Kõlvart on Eesti rahval olemas, vähemalt praeguste uudiste ja uurimuste järgi. No ja kui nüüd Tallinna kohta midagi ütelda, siis ma tsiteeriks Mart Helmet lihtsalt. Lehed on seda teemat täis, see on niisugune lihtne teema ajakirjanikel hea kirjutada, mida pere ütles ja mida pere ei öelnud ja kuhu pere sõidab ja mida pere ei tee. Aga selle kohta ütleb Mart Helme väga hästi. Ma tsiteerin nüüd. Ossinovskit pidi hääletama linnapeaks 3 korda järjest. Nüüd, kui tool on kukkumas, räägib Ossinovski mingisugustest euroopalikest väärtustest. Ossinovski on linnapeaks kõlbmatu, ütleb siis Helme. See, mis toimub praegu Tallinnas, ei ole võitlus tõe ja õiguse nimel, see on korruptantide kisklemine pealinna rahade pärast. No tore, et ei ole läinud sinna siis koostöösse Reformierakonnaga Keskerakond praegu.
et vaatame, kuidas need asjad arenevad, me ei hakka aega raiskama siin üle-eestilises saates selle Tallinna probleemi kohta. Või Tallinna probleemi üle. Aga ma tuleksin välja nüüd ühe huvitava videos, või ta on ka videosalvestus, aga pildiga muidugi ainult, fotoga. Aga selle helisalvestisega, see tuli sel nädalal juhuslikult välja. Ma ei tea, kas Meelis, sa oled seda tähele pannud, Estonia laeva kohta. Uus heli ülesvõte tuli ja selle leidis üles vabadusvõitleja, nagu me teda hüüdsime, Jüri Liim. Tema on kõva uurija ja suure arhiivi omanik ja ta ütleb niimoodi, lihtsalt tuli makilintidelt selline juhuslik salvestis mul välja. Kapteni hääletoon, ütlete, kui te kuulate, see on mootorlaev Rakvere, oli ka seal siis selle avarii piirkonnas aitamas kaasa päästetöödel ja et kui see kapteni hääletoon tõsist hääletooni kuulate, siis saate aru, et seal oli ikkagi päris võimas paanika ja hirm ja nii edasi. Ja siis Jüri Liim pani selle üles, selle heli ülesvõtte, ma võtsin ühe lõigu siit välja ja seal arutati, kes on reporter. Minu meelest Meelis on siin üheks reporteriks vähemalt on Kalle Mälberg, kes on ka sinu raadios siin kõvasti esinemas käinud. Nii et kuulame, see on siis nüüd Estonia huku järgmisel päeval, öösel laev läks põhja, järgmisel päeval kui uurimused käisid, siis on selline heli ülesvõte, see oli Raadio 2 eetris, no kas ta arhiivides alles on, ei tea, võib-olla ei taheta näidata, kuulata, aga praegu me võiksime lihtsalt ajalugu meenutada ja Jüri Liimi isiklikku helisalvestist kuulata Estonia laeva kohta. Kell on 16:37. Kas mootorlaev Rakvere kapten Veskimäe? Jah. Rääkige palun, kus te olete, mida näete? No oleme laeva hukkumisrajoonis. Näeme palju laevu, kes püüavad veel midagi leida ja aidata. Ilm on tormine. Varsti jõuab pime kätte. Siis arvatavasti lõpeb ära see kõik. Vesi on 9 kraadi soe, nii et siin kaua vastapidamist ei saa olla. Kirjeldage palun seda maastikku seal vee peal. Palju laevu on? No, laev on tulnud kogu aeg juurde. Laevu on umbes 20 ümber. Rajoon on nüüd juba väga suureks ajunud, kuna tuul ja laine kannab kõiki, mis veepinnal ujub laiali, nii et rajoon on üsna suur, kus tuleb ringi vaadata. Aga kas mootorlaevast Estonia on mingisuguseid tükke veepinnal? Ei, tükki küll ei ole veepinnal. Päästevahendid on veepinnal. Päästepaadid, päästeparved, päästevööd. Te näete neid? Kas te näete neid? No, ütleme, kui te moment küsite, siis me ei näe, aga me oleme neid palju näinud. Nad on niisugused erksad ja paistavad veest. Paistavad hästi silma vee peal. Ja nendes ei ole ühtegi inimest? On leitud inimesi nendest. Tähendab, mitte enam elusalt, aga üldiselt väga vähe. Meieni on jõudnud andmed, et pärast kella poolt nelja ei ole merest enam kedagi välja tõmmatud. Vastab see tõele? Ei vasta. On ikka kogu aeg leitud veel? Kogu aeg on leitud ja alles hiljuti. No, 1 tund aega tagasi oli veel 4 muidugi surnud inimest, kes välja tõmmati. Et selline helisalvestis lihtsalt, et seda meeleolu meenutada või veel kord sisse elada, teda pole varem mängitud, see on siis praegu esimene raadiojaam, on siin meie Kaguraadio eetris kõlab see esimest korda, see helisalvestis. Ta on internetis olemas, ta on päris pikk, seal 20 minutit, nii et võite kuulata. Ja siin tekib muidugi jällegi küsimus Eesti lähiajaloo kohta, et näete, me pole tänase päevani saanud teada Estonia põhjamineku tõelisi põhjusi ja me nagu näeme, on olemas veel arhiivides materjale, mida pole kunagi avaldatud, võib-olla on neid riiklikes arhiivides veel hulga rohkem, aga nendest keegi ei taha rääkida. Mitte keegi ei taha rääkida sel teemal, mis juhtus Estonia selle parvlaevaga,
miks ta põhja läks ja siin on igasugu põhjused arvestatud ja arutatud, aga peale on jäänud siiski see ametlik info, et seal need siis vesi tuli sealt eest barelli juurest ja seal, ühesõnaga me kõik seda peast juba teame, aga tõelisi põhjusi kahjuks ei tea. Ja niimoodi on need tumedad leheküljed lähiajaloos, näiteks omandireformi pole lahendatud tänase päevani, 70 000 inimest tõsteti majadest välja, küüditati tänavale, keegi sellest enam rääkida ei taha, kõigil on suu vett täis, ometi meil on olemas õiguskantsler ja meil on president ja meil on peaminister ja meil on justiitsminister ja meil on kohtud ja meil on kapo ja meil on politsei ja meil on kriminaalpolitsei ja majanduspolitsei ja kõik, kes keda veel meil ei ole, aga näete, et neid asju välja ei uurita. Näiteks mind veel huvitab, kuhu kadus ja mis juhtus ikkagi perega, selle Pankur perega, kes oma aiast pärast leiti põõsalt 3 päeva hiljem. Koer leidis ja kammiti aeg läbi 3 korda. Et kõik need küsimused on nagu õhus ja vastused ei tule mitte kuidagi, ei saa teada. Võiks ju rääkida rahvale ära, mis siis oli. Tunnistame üles, et ahnus ajas Estonia laeva põhja, aga see selleks. Ja tuleme hetkeks ka rahvusvahelise teema juurde, kuigi ka Estonia õnnetus oli rahvusvaheline. Iraani ja Iisraeli sõda, nüüd on see konflikt nähtud, lihtsalt üks riik, Ameerika Ühendriigid läksid, õigemini esialgu Iisrael ja siis Ameerika Ühendriigid otsa, läksid ja rahulikult lendasid teise riiki sisse, pommitasid linnad segamini. Muidugi Iisrael sai ise väga kõvasti kannatada, mis oli üllatus, et nende see raudkuppel või kaitsekuppel Iraani rakettide poolt puruks lasti ja Iisrael väga palju kannatas ise ka, aga ikkagi huvitav, kuidas moodi võivad teise riigi lennukid tulla ja pommitada siis neid Iraani kohti, nii nagu süda lustib, eks ju. Aga las ta olla. Nii ta oli ja kirjanik ja mõtleja Harri Raudvere ütles, ma vaatasin siin ühes portaalis, et Iraani vastu suunatud rünnakute tõeliseks põhjuseks on head majanduslikud suhted ja koostöö Hiina ja Venemaa vahel. See koostöö tuleb hävitada ja Iraan kuulus ka selle kolmnurga sisse. Hiina, Venemaa, Iraan ja see tuleb hävitada. Okei, las ta olla. Ja siis ütleb Harri Raudvere meie Eesti kohta, et kui ka meil läheb suureks jamaks, hüppavad kõik laiali nagu kurge näinud konnad ja uppuja päästmine jääb uppuja enda ülesandeks. Nii on seni Euroopas kombeks olnud ja usutavasti on see ka tulevikuks. See on Harri Raudvere arvamus. Aitäh kuulamise eest ja on issanda 2025. aasta viimase juunikuu päeva hommik. Meie küll ei tahaks Iraani pommitada, aga näed, nad tegid seda. Kõike head. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio.